Niisiis, kallis Liis, nüüd kui sa oled poputatud, sinuga on tehtud erinevaid protseduure ja siis nüüd ma paluksin selle energia, mida sa ammutasid seal päevaspaas, kas või osaliselt panna töösse. Liigume 3. korrusele ja me hakkame vaatama, kas meis on potentsiaali minna olümpiamängudele, tegelema sellise täpsuslaskmisspordiga, nagu seda on vibulaskmine. Oled sa kunagi ise lasknud kunagi vibu? No kuule, ma julgen väita, et minu generatsioonis on väga raske leida mõnda meesterahvast, kes poisi klutina olles pole ise vibu näiteks valmistanud. Et me ikka kasvasime üles Robin Hoodide ja selliste meeste peal. Ja seda tegid ka tüdrukud. Tüdrukud? Ja tüdrukud valmistasid vibusid ja ma usun, Erki, et sa veel üllatud, mismoodi ma sinu täna panen. No ütleme nii, et enesekindlusest pakatav Liis. Joonele. No vaatame. Palun. Niisiis, minu kõrval seisab mees, kes on üks vähestest meestest Eestis, kes igapäevaselt hoiab au sees sellist, kas tõenäoliselt võib ikkagi öelda iidset spordiala ja ühtlasi ka mitte ainult spordiala, vaid elustiili, nagu seda on siis vibulaskmine. Jaanus, on see nii? Jah, sul on täiesti õigus, et tegemist on maailma vanima spordialaga ja me siin püüame seda siis tutvustada laiematele rahvahulkadele. Ja siin Tallinnas T1 kaubanduskeskuses äsja avatud vibulaskmishall või ruum, kuidas te seda ise nimetate, on tegelikult ju selline, kus juba on võimalik teha trenni nii kõrgel tasemel, et minna olümpiamängudele kas või. Jaa, ma olen sinuga täitsa nõus, et selles ruumis, mis me siin oleme loonud, on võimalik teha väga head trenni ja meil on olemas selleks vajalikud asjad ja isegi ka oskused seda õpetada, et kõik on oodatud. Et vibulaskmine, see on üks maailma varimaid spordialasid. On ajaloost teada, et keskaja kõige suurem võistlus toimus juba 16. sajandi keskel Inglismaal ja osalejaid oli lausa 3000. Millal eestlased avastasid enda jaoks sportvibulaskmise? Sportlikum laskmine tuli siia natuke vähem kui 70 aasta eest. Ja siis esimene asi oli tuua siia vajalik varustus ja õppida ära need oskused, kuidas seda kõige paremini teha. Aga mida ma pean oskama, et hästi vibu lasta? Mis mul peab olema selleks? Kas on selleks mingisugused eeldused või see on kõik nagu nullist õpitav? Kuna vibulaskmise jaoks kokkuvõttes on vaja õppida ära väga palju oskusi, siis ei saa öelda, et peab olema väga palju eeldusi. Et meil on vaja ära õppida lihtsalt teatud hulk oskusi ja siin ühel või teisel võib-olla inimesel ei olegi niivõrd eelist. Võib-olla oskuste mõttes, mida on vaja. Meil on kannatlikkust vaja, meil on vaja pisut pühendumist ja siis on juba kõik võimalik. Põhimõtteliselt on olemas võimalus, et kas siis Liis või mina saame täna märgile pihta niimoodi, et ikkagi sinna numbritesse kuskile. Absoluutselt, teist varianti ei olegi. No nii, et meil siin on olemas tegelikult erinevad vibud, ehk siis me leiame inimesele kõige sobivama pikkuse ja tõmbejõu ja omadustega vibu ja siis anname talle ka sobivad nooled. Lisaks peab ta vibule kasutama ka kaitsmeid ja ega siis lõppude lõpuks ongi põhiasjad olemas. Enamik vibusid on Eestis valmistatud, et Pärnus on selline tootja nagu Falco. Me kasutame siis nende vibusid, et tutvustada Eesti inimestele Eestis toodetud vibuvarustusega siis laskmist. Paneme kaitsmed peale ja hakkame pihta. Mis on meile olulised? Vibu lastakse ühesuguse asendi pealt ja meil on vaja saada kätte ühesugune tõmbepikkus. Ehk siis igati ükskõik kui kaugelt lasta, meie laskmisasend peab olema kogu aeg ühesugune. Meie lihtsalt sihime seda noole otsa erinevas kohas. Võib lasta või? Jah, võib. Vaata, mul nool natukene vajus ära. Nii.
lased sõrmed ilusti lahti. Nii, hästi. Kohe on keskel, eks ole. See tähendab seda, et kuna sul on prillid, siis selle prilliga sa saad tegelikult väga hea selle, nagu, kuidas me ütleme, siis nooleankru tekitada. Sirutus, väga täpp. No nii. Liis, sa tegid esimese lasu ja põhimõtteliselt peaaegu et otse 10-sse. Tegelikult on nii, et ma olen ise ka väga üllatunud, sest et ma ajasin sulle täiesti uina-muina juttu, sest et Robin Jäätma mind lihtsalt ühes saates korra õpetas, aga tead, ma arvan, need vibud, mis siin on praegu, siis need on need vibud, mis ise lasevad ja nooled, mis ise lendavad. Ja minu moraalne hävitamine mu kalli kaassaatejuhi poolt jätkub. Issand, peaaegu. Lasin pooleks või? Pooleks, just. Tuli välja, et see oli jälle soojendus, mida ma ei teadnud, Erki. Ja no selleks, et nüüd siis päris duell tuleb, teeme ikka nii, et loosime ka, kes esimesena kes alustab laskmist. Ehk siis duell on meil siis selline, et tõepoolest kallis televate ära sa valesti aru. Me ei hakka teise pihta nooli laskma, vaid me laseme ühest ja samast positsioonist sisuliselt korda mööda. Aga kumb alustab ja kumb peab hakkama nii-öelda siis taga ajama, selle selgitab välja meil mis asi? Kivipaberkäärid või kuidas selositakse võistlustel? Te võite praegu teha kivipaberkäärid. Tavai. Kivipaberkäärid. 1, 2, 3. Sina alustad. Aha. Nii, ja nüüd on siis duelli otsustav lask. Mis asja? Liis, ma ju ütlesin sulle. Kaamera mees tuleb. Ehk siis, tegelikult see on keskel. Aga lööme punktid kokku. No lööme ikka. Ehk siis 4 korda 9, 30. 36, 46 punkti. Pluss see ka, 56. Mina sain 36. Ei, see ongi 46, 46. Seis on viigis. Ma kinkisin sulle oma 10 punkti, aga laseme profidel ka lasta, vaatame, kuidas päriselt lastakse ikkagi. Ja mina ütlen, et siin ju mitu korda käis läbi täpselt see ootus, et no nii, laseme noole pooleks. Äkki nemad saavad meile näidata seda. Kuidas võib-olla ka see. No olgugi, et Jaanus ehk siis treener ütles, et praegu vaadates seda seisu, et tema annaks võidu siis Annele. Mina kokkuvõtteks ütlen nii palju, et kas Anne või Jaanus laseb, mul ei ole mitte mingit probleemi seista siin õun peas. Täitsa ausad. Kuule, aga võib-olla sa kunagi jõuad ka nii kaugele, et sul ei ole probleemi seista õun peas, kui ka mina lasen. Nii et ma ütlen sulle, naudi sina nüüd oma laupäeva. Mina jään meil siia T1, kus siis Vibuakadeemia asub. Et siin saab käia siis harjutamas, saab tulla oma töökollektiiviga, perega. Ma jään siia, ma teen veel mõned lasud, et tead, natukene ikka kripeldama. Ma tahaks ka tegelikult. Aga ma loodan väga, et tänane saade meeldis sulle, nii et kohtume siis juba nädala pärast. Täpselt nii.